Tere! Teatavasti on laialt levinud arusaam, et kui mets saavutab raieküpsuse, tuleb ta maha raiuda, kuna ta mädaneb maha. Minu kõrval olev kask on üle 60 aasta. Sellest tulenevalt on ta juba raieküpsuse vanusene kask ja kui ma vaatan ta latva, vaatan tema tüve, siin ei ole ühtegi tunnust, mis viitaks sellele, et ta järgmine päev juba maha mädaneks või aasta jooksul maha mädaneks või sootuks 10 aasta jooksul maha mädaneks. See arusaam, et kui mets saab raievanuse saavutab ja maha mädaneb, on sisuliselt vale. Tegelikkuses näituseks männik, mille raieküpsus on 90 aastat, võib vabalt elada ka 250 aasta vanusega. Meil on veel Eestis levinud 170-aastaseid männikuid, mis ei mädane isegi 80 aastat hiljem, kui nad on saavutanud raieküpsust. Kust tuleb see arusaam, et raieküps mets mädaneb kohe aasta jooksul maha või 10 aasta jooksul? See on ikkagi ennekõike selle tõttu levinud arusaam, et metsatööstus vajab materjali. Ja kui inimene kasvatab oma metsa, siis see tähendab, et tööstusel ei ole seda materjali, mida lõigata. Hetkel on väga laialt levinud lausa kiuslik suhtumine maaomanike suunas, et mets mädaneb maha, müüge maha, see on kõige õigem tee, siis tuleb uus noor mets saab hakkama kasvama, saavad teie lapsed uue metsa endale. Aga miks me ei võiks jätta näituseks seda sama kasvavat metsa oma lastele? Miks me peame selle maha raiuma? Ma saan aru, et see maha raiutakse siis, kui väike maaomanik maha raiub oma metsa siis, kui tal on raha tõesti vaja. Aga mitte siis, kui talle avaldatakse tohutut survet, lausa nädalas igapäevaselt helistatakse, et siis raiub maha. Ma saan aru, et maaomanik raiub siis maha, kui tal tõesti on vaja näituseks majal uut katust või mida iganes. Kui maaomanik müüb oma metsa lihtsalt surve tõttu maha koos metsamaaga, siis on ülimalt väär ja eriti kui veel jääb uskuma seda juttu, et ta mets mädaneb paari aastaga maha. Ma olen käinud inimeste juures, kes on mind kutsunud metsa üle vaatama, on tulnud välja, et tegelikkuses pole metsal häda midagi. Aga juttude järgi on seal juurepes sees, seal on mädanik, see kukub kohe ümber ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tihtilugu ei vasta need jutud tõele. Aga lugupeetud maaomanikud, laske, uurige, tundke ise oma metsa vastu suurt huvi, mis on teie metsa tervislik olukord ja uskuge mind, see, et kui mets saab raieküpseks, ei tähenda ilmtingimata kohe, et ta maha mädaneks. Mets võib tõesti maha mädaneda, kui seal on tehtud varasemalt valesid raieviise. Vale ajaperioodil raiutud valesid puid ja nii edasi. Siis saavad seenehaigused metsa sisse ja võib tekkida olukord, et mets hakkab mädanema. Aga kui te olete lasknud metsal kasvada näituseks looduslikul teel, siis on tõenäosus, et mets ei mädane. Metsa majandamine ei ole lihtsalt metsa minna saega raiuma. Metsa majandamine vajab väga hoolega läbimõeldud tegevust. Kahjuks ma pean tunnistama, et Eestis on tõsiseid probleeme, aga siiski ma leian, et iga tark Eesti metsaomanik teab, kuidas Eestis metsa majandada ja soovitan mitte uskuda kõiki telefonikõnesid, mis teile tulevad. Mets ei mädane kohetselt maha. Mets on väga pikaealise eaga, kuusikud kasvavad ka vabalt 200 aastani, kui me neil laseme õigeid kasvada. Aitäh kuulamast!